Jaa, võib alustada. Nii, ühine diagnoos ehk siis võtta rahulikult, sa ei ole ainus. Tere jälle kõikidele patsientidele, kes pärast eelmist osa meid ei hüljanud, kes kuulavad ja kes kuulavad ja kes on meiega siin kokku tulnud selleks, et arutada elu, ilu ja valu ausalt ja ilma filtrita. Kindlasti täname kiirelt jälle nagu alati Kaifi ja nudisti, sest et ilma nendeta me siin ei oleks, ilma nudistita kurk kuivaks ja nii edasi. Igal juhul täna on meil siis selline huvitavam episood, sest et me ei ole tavaformaadis. Katrin esiteks põgenes Eestist minema, to be continued, kas ta tuleb tagasi ja millal ja kuidas. Aga meil on siis täna külas, või tegelikult Kaisa ei ole meil külas, Kaisa on meil tiimi liige ja Kaisa pidi nagunii meiega liituma mingi hetk ja täna on siis see episood, kus ta otsustas seda teha. Ajalooline päev on saabunud. Jah, et me saame temaga ka veidi tutvuda ja siis meil on ka külaline, kas ma ütlen Manna või kuidas ma ütlen, kuidas sa eelistad? Ja kuidas sa soovid, et me siin tutvustaksime? Võib Manna, jah. Ma arvan, et veits tuntavam. Olgu, täna on meil igatahes siis külas ka Manna. Tere Manna. Meie esimene külaline. Meie esimene külaline ja mille pärast me otsustasime täna siis külalise tuua siia teemasse on sellepärast, et tänane episoodi temaatika puudutab siis Covidit, the C-word, ja selle mõju vaimsele tervisele, mis sellega kaasneb ja me tahtsime saada nagu mitut erinevat vaatenurka erinevate inimeste näol, et Manna on siis ilmselgelt artist, Kaisa võib siis ise rääkida, kuidas tema teemasse puutub, Britist me juba oleme midagi kuulnud ja mina olen siin lihtsalt sellepärast, et tool vajab täitmist. Nii et jah, olgu, Kaisa, tutvusta siis natuke ennast, räägi äkki, mis sa teed, millega tegeled ja kuidas sa ühisega seotud oled. Tere, mina olen Kaisa ja mina siis jäin selle toreda Covidi tõttu eelmisel suvel töötuks, nii et täna mulle meeldib ennast tituleerida vabakutseliseks kultuurikorraldajaks. Ma tegelesin mõned kuud Noorte Arengufestivali korraldamisega, korraldan praegu endiselt Viljandi Kitarrifestivali, õpin Otsakoolis muusikaettevõtlust, tegelikult nüüd juba lõpetan kohe ja praegu ma töötan Fika kohvikus baristana, ja ühisega ma olen niimoodi seotud, et Brit kutsus mind appi, ütles, et oleks vaja ühte kogemustega realisti tiimi. See on väga sobilik kirjeldus. Nii et jah, praegu ma olen natuke tahaplaanile hoidnud, aga et kuna meil on tulevikus suured plaanid, siis ma usun, et minu oskustest ja kogemustest on siin ühel päeval abi. Ja Manna äkki tahab omalt poolt ka veidi tutvustada ennast neile, kes ei tea või ei ole lähemalt tutvunud võib-olla? Jaa, mina jäin ka eelmine suvi töötuks. Covid siis pani ikka kõigele suure paugu, et ma siis, ühesõnaga, ma tegelen muusikaga juba paar aastat ja esinene, kõik mis toredad asjad. Võib-olla mis tüüpi muusikat sa ka teed, et kes võib-olla ei ole kuulnud või ei ole veel nagu sinu peale sattunud? Mu siuke netitiitel on siis räppar. Vana ja netitiitel. Ja, see on vana hea siin. Kuidas ennast kutsud? Olgu seda netitiitel läheb käigu. Jah, neti järgi räppar, ma ei ütleks päris nii, et ma ütleks, et ma teen kõike, et proovin iga stiili läbi ja ei liigita ennast otseselt. Nii et siis ongi, meil on kaks erinevat külge, on siis korraldus ja on siis artist, keda korraldatakse. Aga ma küsin ette ära ka tegelikult, et kuna see meie podcast ikkagi vaimse tervise teemaga seotud on ja me üritame nagu seda teemat viljeleda, siis et ma küsiks ette ära ka, et mis muidu teie enda mõlema võib-olla nagu vaimse tervise teekond varasemalt enne siis seda pandeemiat oli, et kas oli keeruline või oli lihtsam või et
mis kogemused on? no minul on niisugune siit ja sealt, et on olnud igast probleeme, ma olen natuke pigem võib-olla hektiliselt nendega tegelenud, aga kuna see on hästi hooajaline, mis ma usun, on ka niisugune common asi, siis nagu ma olen sellega kuidagi ise toime tulnud alati, praegu ka suvi tuleb, on ju, kõik on jälle hästi, saan hakkama. Jah, et niisugune kokkupuude võib-olla. Ja Manna? Oi, no ma olen ikka igast asjad läbi käinud, et ma olen 3-4 korda äkki psühhiaatriakliinikus olnud, mul on igasuguseid Stuudia ära seevalt. Me tahtsime seda merge'iks teha. See mul on mingi nali, ei ole olnud, aga ise peaaegu seal olnud, nii et. Ja igasuguseid toredaid diagnoose on ja... Et ühesõnaga, sul oli teekond nagu konarlik juba enne, kui kraanid kinni keerati nii-öelda. Okei. No sellepärast, et ma tahtsingi natukene selles osas rääkida võib-olla sellest, et kuidas see koroona on nagu mõjutanud erinevaid inimesi, sest et mina ise olen ka sisuliselt nagu vabakutseline, on ju, aga et minu töö otseselt seotud ei ole sellega, kas me saame väljas käia või ei saa väljas käia. Ja mina isegi tundsin, et minu jaoks koroona nagu mingil moel võib-olla aitas mind, et kes eelmist episoodi kuulas ka, siis kuskil 1,5 aastat tagasi, täpselt vahetult enne koroonat olin ma jälle ühes kõige tumedamas augus oma elu jooksul ja koroona minu jaoks nagu pani selles mõttes kõik pausi peale, et mul ei olnud nagu võimalik kuhugi mujale, kui ainult iseendale otsa vaadata ja kuna kuhugi ei olnud minna, enda eest ei saanud ära joosta, teiste inimeste juurde ei saanud ka peitu joosta, siis ma pidin maha istuma iseendaga nagu jälle sõbraks saama ja minu jaoks see lihtsalt, et mul võeti käest ära võimalus kogu aeg oma tähelepanu mujale hajutada, pani mind siis nii-öelda iseendaga uuesti tööd tegema ja sellisel viisil, et ma tulin nagu välja, ma ütleks võib-olla kõvasti tervema meeleseisundiga, kui ma nagu sisenesin sellesse lockdowni esimest korda siis ja nüüd teine kord oli selle arvelt siis minu jaoks kindlasti lihtsam, sest et mul oli see eelnev töö ja mingi vundament juba jälle alla ehitatud, et see tuul ei puhunud nii räigelt, et ma oleks koos tornaadoga kaasa läinud. Aga ma ilmselgelt saan aru, et inimeste jaoks, kelle tööd see väga konkreetselt mõjutanud on ja kelle võimalused see nii-öelda pärsinud on, siis kindlasti see mõju on hoopis teistsugune. Et ma ei teagi, ilmselt artistina nagu see on ka teraapiavorm, on ju mingisugune esinemine ja nagu see, et sa saad oma muusikat käia inimestele näitamas või mis iganes, et kontserdid ja kõik sellised asjad, et see ilmselt ju nagu aitab sind mingil määral, et kuidas nagu sellest ilmajäämine sind praegu nagu mõjutanud on vaimselt, sa ütleksid? No eks ikka päris retsilt. Need esinemised olid mingis mõttes nagu, ma ei teagi, kas see oli pigem nagu enda probleemide ignoreerimine, et ma tegin midagi, mida mulle meeldis teha ja sellega ma sain nagu mööda vaadata kõigest sellest, mis mul muidu elus toimub. Või siis see oligi see, et see oli nagu konkreetne teraapia. Et mul nüüd viimane live, mis oli äkki septembris ja see oli nagu, ma olin nagu nii plaanin suht pikalt pausi teha sellest kõigest, sellepärast, et mul läks lihtsalt endal see vaimne tervis nagu nii halvaks. Ja siis see septembri live pani nagu ikka räige põntsu kõigele ära, see oli siuke rasvane punkt, ma ütleks sellele mingile etapile mõelus, sellepärast, et see oli esimene kord, kui mu vaimne tervis rikkus mu esinemise ära. Et ma sain keset tava, keset esinemist, keset laulu full-blown paanikahoo. Ja see oli nagu mega suur märk, et okei, et ma mõtlesin, et ma teen pausi. Vaja aeg maha võtta nagu. Ja, no totaalselt, sest et see ei ole ka enam et see nagu minu nii-öelda tööd ja hobi siis segab. Aga millest sa arvad, et see sellisel nagu poel tingitud oli, et ta niimoodi välja tuli nagu keset esinemist? Et kas sul on varem ka olnud, nagu kas see esinemine tekitas sinus mingit paanikat või ta oligi lihtsalt mingisugune out of nowhere kehareaktsioon, mis võib-olla oli seotud mingi muu asjaga? No kuna see oli mu enda live, ehk siis see oligi nagu minu üritus, et ma anna mingi kontsert
siis sinna ei tulnud väga palju inimesi, seal oli äkki mingi 10 inimest tava ees ja ma saan aru, et ilmselgelt sellest ei tohiks niimoodi otseselt mõjutatud olla, aga mina olen artist, kes väga-väga palju võtab publiku energiast endale ja väga palju sellest, kuidas mina laval käitun, sõltub ka publikust, kuidas nemad minuga käituvad. Ja ongi see, et see oli siuke seisan, kuulan publik, aga mulle meeldib siuke tantsin kaasa publik. Energiavahetusega. Ja täpselt, ja siis väga raske oli nagu esitada mingeid siukseid energilisemaid lugusid ja mul olid seal paar inimest ka kaasas, kes pidi minuga koos esinema ja siis lihtsalt need mõtted, et võib-olla ma ei tee piisavalt head muusikat, et inimesed ei taha mu laivile tulla ja ma võtsin veel inimesed kaasa, et nad esineksid ja neil on raudselt mega ebamugav ja siis lihtsalt ma hakkasin täiega üle mõtlema ja siis sellest läkski nagu see kuidagi hakkas üle voolama ja siis tuli. Aga kas sa siis äkki nagu see praegune lockdown, mis meil jälle oli ja see, et kõik jälle pausile läks ja kinni ja võimalused nagu üritused kadusid ära, et kas sa arvad, et see võib-olla oli isegi nagu mingil määral siis hea asi, et sa saad nagu mingit restarti teha, et sa saad iseendas nagu võib-olla tegeleda sellega ja jõuda nagu veidi stabiilsemasse punkti, kui järgmised esinemised tulevad peale ja hakkab pihta. Muidu sa oled nagu rattas, vaata, ja kõik jätkub tegelikult ju samamoodi, kui sa just ei ole väga teadlik ja ei oska mingisuguseid vahendeid nagu kasutada, mis sind aitavad. Aga et kui see paus tuligi, et kas sa nagu tundsid, et sa said siis tegeleda sellega või oled sa praegu tegelenud sellega? See oli nagu siuke tegelikult unhealthy mix of mõlemad, et ma sain sellega tegeleda, aga samas see läks mega palju hullemaks. Et see oli siis esimene kord. Ma mõtlesin, et ma annan viimase šoti siis haiglas olemisele, et ongi, ma olin 3 kuud, ma olin haigla järjekorras, kuni ma sain detsembris. Ja siis ma läksin sinna ja siis sealt läks kõik nagu nii palju halvemaks, nagu mega palju halvemaks, mulle pandi valed rohud peale, ma sain sealt haiglast endale koroona, siis ma läksin koju, ma olin valede rohtudega, olin koroonas ja nagu siis pärast seda lihtsalt ongi see, et ma olin nii välimuselt, nagu ma olin täiesti mingi alakaalus, silmad olid täiesti aukus, kõik oli nagu mega pekkis, et ma ütleks, et ma elasin nagu kõige madalama aja oma elust kindlasti selle aasta alguses läbi. Aga samas nüüd sellest vaikselt välja tulla, et nüüd ongi, et ilmad lähevad soojemaks, tegevus tuleb juurde, kohad lähevad lahti, et see kindlasti ajab vaikselt elu uuesti käima, et mul on tunduvalt parem olla praegu, kui oli. Ehk siis sinu jaoks pigem nagu see koroona oli siuke võib-olla veidi kõrvalisem tegur, sellepärast, et anyway oli sul nii palju nagu asju toimumas, mis ei olnud seotud võib-olla isegi, et see koroona oli lihtsalt koroona nagu, aga nii või naa oli veits perses, eks. Jah, täpselt. Aga samas siis ma arvangi, et võib-olla tegelikult see on nagu mingil määral, samamoodi nagu ma ütlesin, et nagu see tuli on ja see tuleb nagu suht nagu vägivaldsel moel see mingisugune epideemia lihtsalt ei kusagilt ja siis sa lihtsalt oled sunnitud nagu siuksesse situatsiooni, kus võib-olla sa ei tahaks olla, aga see mingil määral ends up being a good thing, sest et võib-olla mõtle, kui oleksid asjad nagu lahti olnud edasi ja sa oleksid siis nagu siis on veel see küsimärk ka, et nagu et äkki ma peaks esinema, äkki ma peaks käima ja tegema, aga siis sa ei saa või ei suuda ja siis see ratas on nagu ongi, et oled veel enam seal ratta peal edasi ja lappab samal ajal täiega. Aga Kaisa, kuidas sinul kui korraldaja perspektiivist, mis nagu tunded sind valdasid või kuidas sind see mõjutanud on vaimselt? Kusjuures alguses oli minu jaoks nagu isegi võib-olla hea asi, mis juhtus, et see eelmine kevad ma tegelikult olin juba nagu natuke tüdinud oma eelmisest tööst ja ma otsisin seda põhjust, miks nagu lõpetada ja see tuli siis nagu kuskilt iseenesest ilma minu tegemisteta. Nii et selles mõttes ma täiega nautisin seda puhkust või sellist nagu kodus olemist ja samas nagu ma olin unistanud täiega kaua, et ma saaksin vabakutseline olla, Tegelikkuses oli see, et üliraske on ennast sundida näiteks hommikul üles ärkama, kui sul ei ole seda mingit nagu kellegi teise nagu sellist sundimist või mingit teist põhjust või mingit lubadust kellelegi peale enda, et minul nagu tegelikult siiani on sellega raskusi. Ja see on ka fast track oma enesehinnanguga nagu väga madalale jõuda, sellepärast et siis sul tekibki see küsimärk iseenda ja oma võimekuse suhtes on ju, et kui keegi mind ei sunni tagant kogu aeg ja ma pean ise hakkama saama täiesti, siis nagu... Jah, siis oledki selles rattas, et mõtled nagu mingi, et ma ei ole mitte midagi väärt, ma ei saa kuhugi tööle ka, kuigi ma tahaksin juba midagi teha, Selles mõttes mul läks hästi, et need nagu
üks üritus, mida ma korraldasin sügisel, see nagu sai toimuda, et see oli veel väike niisugune nagu auk ja see mind natuke nagu siis toitis korraks ja hoidis nagu tegevuses. Aga nüüd siis ongi suvine noortearengufestival ikkagi ei toimu, et ma tegin selle nimel ka päris kaua tööd ja see nagu samamoodi võtab jälle motivatsiooni maha, on ju. Ja tekitab ka nagu veits sellist anxiety't. Aga kas sa tunned, et samas tegelikult võib-olla kõik need asjad on ka nagu mingil määral head, sellepärast et ma mõtlen just kui sa tegeled sellise alaga, et nagu kui sa suudad sellest august välja tulla ja ikka edasi teha oma asju, siis võib-olla sa suudad nagu neid veel paremini ja nagu tugevama energiaga teha. Jah, võib-olla nagu, et madalamale enam ei saa kukkuda, vaata. See paint üles minna. On nagu 3-kordselt tuleb, sellepärast et sult on nagu ära võetud need võimalused või mingisugused viisid. Et ma mõtlen, kas see, ma ei tea muidugi, kas ja kuidas see nagu on, aga ma kujutaks ette, et kui sa, kindlasti kui sa artist oled, aga et ka ürituse korraldajana, et see nagu, see validatsioon, et sa saad teha oma asju, on ju, et sa saad esineda, teiseks, et sa saad üritusi korraldada, teha, et kui sult võetakse nagu see ära, et siis sa võib-olla pead ise hakkama oma väärtust defineerima mingite muude asjadega, aga kas see on nagu, kuidas see olnud on? No igal juhul see üksi jäämine paneb nagu mingeid asju märkama endas või nagu mõtlema mingit asjade üle uuesti, vaata. Paneb asju nagu üleüldiselt minu meelest nagu perspektiivi kuidagi, et sa nagu vaatadki üle nagu näiteks minuga tekkis see, et ma nagu vaatasin üle enda väärtused, ma hakkasin kuidagi veel hoolikamalt mõtlema, et okei, et mis on need asjad, et mis tegelikult nagu mu hinge toidavad või mida ma teen üldse sellepärast, et see ongi mingisugune validatsioon või et millele see tegelikult baseerub või et kuidagi mul aitas see asjad kuidagi paremini nagu perspektiivi panna ja mõista, mida ma tegelikult nagu teha tahan. Aga jah, ma Kaisaga selles mõttes nagu resoneerun, et minu jaoks ka algul see oli väga positiivne, sellepärast ma ei olnud ülipikalt endale nagu pausi võtnud, et ma olen niisugune inimene, et nagu ma võingi töörattasse nagu jääda ja see on tegelikult mega ohtlik ja ma tean, et väga suur oht on nagu ka niimoodi läbipõlemisel, on ju. Aga et see tuli kuidagi tegelikult mingis mõttes nagu heal momendil ja ma saingi ennast esiteks välja puhata nagu üle pika aja, mis oli nagu super ja ma tundsin ennast nagu esialgu väga-väga produktiivsena, niimoodi, et ma tegin ise kodus trenni, aga see periood kestis see oli vist kõik olid algul need trenni kodus. Aga see jah, kestis nagu mingisuguse perioodi ja siis hakkab see reaalsus hittima, et okei, kui kaua see periood on ju kestab, loomulikult on ka tagasilöök, aga tegelikult mina arvan, et võib-olla pikas perspektiivis selle mõju on nagu positiivne nagu inimestele üleüldiselt ja mulle ise ka tegelikult mingis mõttes positiivne, kuigi muidugi ka nagu muusikavaldkonnas töötajana sissetulekud on väiksemad, sest artistide põhisissetulek on live, ma arvan, et sa nõustud ka on ju selle osas ja sissetulekuid on vähem, aga siis peadki olema leidlik ja kuidagi proovima olla inspireeritud ja kohati on selle inspiratsiooni leidmisega minu meelest nagu olnud raske just sellel perioodil, et kui sa kogu aeg kodus 4 seina vahel on ju, et kus sa leiad siis seda inspiratsiooni või kuidas sa hoiad end motiveerituna ja inspireerituna on ju. Sest laive ju reaalselt ei toimu, kus saaksid käia nagu seda reisida ei saa ammutamas on ju mingisugust seda. Okay. Ja ilmselt ka nagu kultuuritarbijatel on see tegelikult raske aeg või nagu tuletab meelde, kui väga sul tegelikult on vaja neid üritusi ja kontserte, kus käia, vaata. No see ongi, aga tegelikult, et me ei ole ilmselgelt aru saanud, kui suured luksused tegelikult kõik need asjad on ju, et ja ilmselt kui on jälle võimalus käia ja teha, siis võib-olla hindame seda kordades rohkem, aga kas on tekkinud ka nagu paanikat, sellist paanikat, et mõtledki, et nagu äkki ei saagi kunagi naaseda oma töö juurde tagasi või et nagu tuled välja sellest koroonast nii, et ma ei tea, peadki tegema täielikku 180 kraadi ja mingi muu tee valima endale? Ma olen korduvalt selle peale mõelnud, et võib-olla ma olen vale elukutse valinud. See lihtsalt nagu tundub lihtsalt nii raske aeg, kus sellised mõtted tekivad ja põhimõtteliselt ma praegu nagu võtsingi endale põhitööks midagi hoopis muud, on ju, kuigi see on nagu siuke tõenäoliselt ajutine ja ideaalis ma ikkagi tahaks midagi selle erialal teha, siis ikkagi hakkab mõtlema, et kas võib-olla peaks minema näiteks magistrisse õppima mingit hoopis teistsugust eriala, võib-olla rohkem nagu midagi, millest oleks laiemalt kasu, et tuleb küll niisugune nagu veits identiteedikriis peale. Aga samas ma jällegi arvan, ma olen muidugi alati see mingi, ma arvan, et kõik asjad on millegi head millekski on ju, aga et samas võib-olla see on ka viis, ongi iseennast leida rohkem ja mingil määral kinnistada, et vahel, kui sa pead rohkem võitlema asjade eest, mida sa armastad, siis sa saad aru, et sa tahad nagu neid veel rohkem või see nagu janu läheb veel nagu suuremaks, aga ma muidugi ei tea,
näiteks, kuidas sa tunned, et sul on see nagu koroonaaeg on nagu artisti seda vaimu sinus kinnitanud või tunned, et see pigem nagu on just sul vähendanud seda nagu tahet teha seda, mis sa ennem tegid? Ma ütleks, et pigem kinnitanud ikka, sest et nüüd ongi, et kuna esineda ei saa, siis sa pead rohkem tegema tööd just nii-öelda telgitagustes, et ongi stuudios käima, uut materjali tegema. Ma olen suht aktiivselt revampinud üleüldiselt enda artisti nagu seda karakterit. Brändist on. Jaa, täpselt, et ongi, et ma üritan sellest nagu räppar Manna, kes tegi Reketiga loo 2 aastat tagasi asjast nagu välja tulla. Ja nagu... siiamaani on igal pool on see Reket on igas artiklis ära mainitud ikka igaks juhuks. Ja, täpselt, et üritan nagu endale nii-öelda nime siis teha, kui see on õige öelda. Aga tunned ka, et on nagu ikkagi isu luua ja teha kõiki, kuigi ei tea, et millal on ju näiteks, kui saad üldse esitada oma lugusi või nagu nii-öelda rahvale ka veits teha, et kas on ikka see, et viitsid käia stuudios ja kirjutada lugusi ja teha seda teemat kõike, et nagu passion on ikka selles suhtes seal? Ja selles mõttes küll, et pigem alguses ikka kadus ära, et ma ei käinud ikka äkki 2-3 kuud, kui see esimene karantiin nagu hittis, siis ma ei käinud ikka üldse stuudios, sest et kuidagi, muidugi ma kartsin ka, ma hullult kartsin koronni, nagu ma megalt kartsin, ma ei käinud üldse kodust väljas vist 2 kuud. Ja siis psych-wardist, mul see koroonaga kaasa, kõikide, palun, mental illness see pluss üks koht koroona. nagu, kus sa ei oota ja sealt tuled koju lihtsalt. Ei, aga jah, ja nüüd ma sain endale nagu sellise püsiva produtsendi, kellega ma siis koos käin stuudios. Ja see on ka nagu mega palju motiveerinud, et sul on inimene, kellega sa teedki koostööd ja tema nagu ka ikka veits surub vahepeal, et kuule, et meil on vaja see asi ära lõpetada, et lähme ikka stuudiosse ja nagu see on ka mega palju aidanud, et pigem uue rahvaga ennast ümbritseda, et väga palju inimesi kadus ära, aga samas tuli siis paar tükkiga juurde, kes lisavad rohkem väärtust kui need, kes ära kadusid. No võib-olla universum andiski siis sulle võimaluse, et nagu switch it up. Switch it up, jah. Okei, aga kas olete muidu märganud ka, ma mõtlen näiteks sina inimeste suhtumist ümberringi, kes tegelevad sama asjaga, mis sina, et kuidas see neid on nagu, mis vibe neil on, et kas on palju inimesi, kes on ära kukkunud näiteks, kes oleksid tahtnud alustada oma mingi muusika ja värgiga ja produda ja teha kõiki neid asju ja nüüd näiteks nagu on lihtsalt, et pole isegi mõtet hakata riskima ja ma lähen pigem mingi kindla asja peale, mis tagab mulle nagu sissetuleku ja mingi kindla jalgealuse? Kusjuures ei, mul pigem just on kõik ümber hoogu saanud, keda ma tean, et ongi, et nad kõik võtavadki õnneks nagu positiivselt seda, et nüüd on aega lihtsalt, et kuna paljudel siis kukkus see igapäevatöö nagu kõrvalt ära ja nüüd rohkem aega, siis nad kasutavadki seda, et tegeleda selle asjaga, millega nad päriselt tegelikult tahaks. Et jah, et mul on päris paljud tuttavad ikkagi nagu pick up'ilt need asjad, mida nad on mega kaua tahtnud teha. Et hoiavad ikkagi keep your dreams alive. Võib-olla ongi näha, et need lihtsalt tegevussuunad on mõneti muutunud, et tehakse võib-olla rohkem, ma ei tea, mingi muusikat reklaamidele või siis kirjutatakse igast lugusid ja ise nokitsemine. Leiadki mingeid muid väljundeid, kuidas teha seda, mis sulle meeldib, aga lihtsalt ongi teise vormiga võib-olla või teistmoodi natukene. Aga see on jällegi, see on ju hea asi. Muidugi ma ei tea, minu perspektiiv on täiesti teine, sest et ma ei ole loomeinimene, ma create'in oma elutoas taimeriga pilte, nii et mul on kõik väga hästi. Samas see on ka ju loomingulisus, minu meelest nagu kõik inimesed on loomingulised. Seda küll ja eks see mind ka mingil määral pani nagu ümber hindama ja mõtlema asju, et ilmselgelt asjad ei läinud selles suhtes lihtsamaks nagunii see valdkond siin Eestis teha neid asju, mis ei ole nagu nii-öelda klassikalises mõttes aktsepteeritud võib-olla, et neid on nagunii keeruline teha ja eks koroonaga läks ainult keerulisemaks, aga samas ma arvangi, et võib-olla see kinnitab seda, et kui sa ka selle suudad läbi elada ja ikka nagu jääda nii-öelda loomeinimeseks, siis sa saad aru, et nagu that shit's for real, et see ikka nagu, see on see, mis sa teha tahad ja see, mis nagu sul seest selle tule põlema paneb. Aga korraldajate osas ma olen ikkagi aru saanud, nii palju kui ma olen erinevate inimestega nagu suhelnud, et on ikka keeruline olnud. Ma saan aru, et eriti keeruline on nagu inimestel, kes ongi nagu, kellel on pere
ja kes peavad kodus töötama niimoodi, et neil on lapsed ja siis mõlemad, noh, ja kui sul näiteks ei ole kontorituba, vaata, siis ongi kõik möllavad lihtsalt ühes ruumis, vaata, et nagu selle keskmes proovi siis keskenduda ja teha neid tööasju, et see tundub nagu päris niisugune hea väljakutse nagu. Mõni teeb veel samas toas trenni näiteks, kus ta nagu inimesed tööd teeb. Inimesed on nii erinevas rütmis, vaata, ja teevad nii erinevaid asju, et selles mõttes see tundub paras niisugune nagu meehem. Ma ei kujuta ettegi mingi laste ja pere keskel seal tampida ikka välja oma tööd, aga samas jällegi ka niisugune asi, et paneb proovile sind. Paneb proovile, jah. Ja ilmselt ongi, et kui nüüd jälle on võimalus teha, siis need inimesed tulevad nagu ilge tuulega oma korteri seinte vahelt välja ja loodetavasti teevad eriti mingeid ägedaid uusi üritusi ja hakkab tulema nagu jälle, aga ma ei teagi, mis üldse ürituse korralduse pealt nagu, kas meil on suvel, mis väljavaated on või on üldse midagi tulemas või? Tundub, et midagi ikka tuleb. Praegusel hetkel vist ongi see, et ikkagi nagu Kultuuriministeerium nagu otsustab minu meelest neid üldarve, aga et mingil määral ikkagi nagu toimub taas avamine, et mingisuguseid kontserte saab korraldada, aga küsimus ongi, et kui suuri, et noh, kogu aeg see info tegelikult, mis antakse, on ka suht niisugune ebamäärane, mis on ka nagu korraldajaid ja nagu ka artiste paneb suht ebameeldivasse olukorda. Hirmus tundub jah, et sa teed kogu selle mingi töö ära ja siis öeldakse ikkagi on ju, et sai mingi A, B, C variandid on nagu kõigil, et okei, kui see ei toimi, siis see ei toimi, siis see on ju. Sama nagu me tegelikult ju selle päevafestivaliga mõtlesime, et selle tõttu nagu tundub sketšiliiga planeerida nagu mingit suuremat asja. Ebakindlust on ikkagi suht palju tegelikult endiselt, aga et tahaks loota, et ikkagi mingil kujul nagu saab korraldada ja tahaks juba laividele ja kontsertitele ja inimeste sekka nagu minna. No nagu me näeme siin Noblessneri huudis, siis inimesed on nii ootavad, et nad saaks käia ja teha. Et loodame tõesti, ma tunnen, et see on nagu mitte ainult, ilmselgelt mitte inimestele, kes on seotud tööalaselt sellega, vaid inimestele, kes saavad käia ka, on ju, et see on ju vaimsele tervisele tegelikult niivõrd nagu toitev, et sa saad käia ja nautida nagu suhelda ja kusjuures ma arvangi, et see aeg on kuidagi nagu selles mõttes pannud perspektiivi, et inimesed kuidagi hakkavad võib-olla kultuuri ja kunste nagu rohkem hindama, et kui sult võetakse midagi ära, vaata, siis on väga kuidagi paneb mõistma tegelikult, mis sul ennem oli, on ju, ja siis saadki aru, et okei, et tegelikult nagu mul on seda elus olemiseks vaja, vaata, et see on mingis mõttes see, mida ma ka elan ja hingan, et lisaks toidule ja katusele ja mis mingid baasvajadused meil veel on ju. Et see on vähemalt nagu positiivne, ma usun. Aga kuidas sina näiteks tunned ennast, kas praegu sa oleksid miinus paanikahoog võimeline ära esinema? Või on see paus just siuke veits seda kolli voodi all nagu hirmsamaks teinud? Mõnes mõttes kindlalt. Ma arvan, et ma ikka lähen nagu niimoodi värisedes lavale esimest korda, kui see nüüd tulema peaks loodetavasti varsti. Aga ma ütleks, et pigem võib-olla isegi enesekindlam, sest et ongi, et sul nii palju aega on olnud, et ma olen ikka tunde kulutanud peegli ees nagu lihtsalt vaadates, kuidas ma liigun, kuidas ma reageerin mingitele asjadele, et see eneseanalüüs on nagu mega suur osa olnud sellest. Et võib-olla ongi see, et nüüd on nagu, saad rohkem aru, kuidas sa liigud ja kuidas sa reageerid ja selle võrra lihtsam on tegelikult ka laval nagu orienteeruda. Oled kindlam endas natuke, sest tead, mis nagu teed. Ja täpselt, et sa nagu näed rohkem seda, mida rahvas siis nii-öelda näeb. Aga samas ma mõtlen ka, et ja see on jällegi need on minu mõtted, võimalik, et ma ei tea mitte midagi, mitte millestki, aga et ma mõtlen just, et kui sa räägid, et sul oli nagu see live, mis oli päris sitt, sellepärast, et inimesed, aga klassika, Eesti inimene anyway, kui just ei ole mingisugune mina ka laval, siis kõik on sellised käed taskus ja krampis seal, aga et võib-olla kui sul oligi nüüd see, et see viimane kehv kogemus, aga siis samas, et nagu see koroona kinnitas seda, et sa ikkagi tahad teha seda ja sinu jaoks on su looming oluline ja sulle meeldib see, mis sa teed ja sa teed seda hingest ja ongi, et sa nüüd oled nagu nii süvenenud ka kõigesse liikumist, kõik selle ette võtnud, et võib-olla võttagi, suhtudagi niimoodi, et nagu see validatsioon ei peaks tulema, muidugi see tuleb ja see on oluline, ma saan aru sellest, aga et see on võib-olla see mingi mägi, millest sa pead üle saama, kuni mingi hetk kindlasti tuleb ka see rahvamassid ja käed üleval inimesed, aga et võib-olla ongi suhtuda sellesse nii, et nagu sa teed enda pärast ja et nagu ära lase inimestel ennast nagu selles mõttes alla
alla tirida, et nende see entusiasm ei ole seotud sellega, kui hea sinu loome tegelikult on. Pluss arvatavasti tegelikult väga paljudele ka lähebki korda tegelikult see looming, mida sa teed, sest inimestele me samastumegi sellega, et need lood, mis keegi räägib, vaata, et sa tunned iseennast ära või sa tunned kedagi ära, vaata, ja seeläbi sa nagu... Sest sa vist oma muusikas ikka natukene puudutad ka neid pimedamaid pooli. Jaa, kindlasti. Ma just üritangi kõik need pooled ära katsuda, et oleks siuke all-inclusive space, et ma ei räägiks ainult mingist jipi ja sunshine, kõik on nii hea, et aga ikkagi... kuidas see muidu su enda mentaalile mõjub, näiteks ma mõtlen, et kui sa panedki endast nii suure osa siin loomingusse on ju, ja näiteks oletame, et inimeste vastukaja ei ole nagu see, mis sa võib-olla tahaksid või ootaksid, et kas see nagu mõjutab kuidagi su seda nagu minapilti või seda nagu soovi siis ennast avada ja mitte avada ka või nagu kuidas see mõjub? Ma ütleks, et enam see nii hullult ei mõjuta, sest et ma nagu vaikselt õpin seda, mis on oluline kriitika ja mis on siuke taustamüra. Et ma ei osanud enne absoluutselt vahet teha sellel, et kas kui keegi ütleb, et see ei sobi, et kas see on siis nagu päriselt ma võtan kuulda ja südamesse selle või ei peaks. Et ma arvan, et see on väga crucial part sellest kõigest olnud. Jah. Aga Kaisa, kuidas sa suhtuksid, kui sa korraldaksid näiteks üritust ja keegi tuleks kohale sinna? Et kas see võtaks sul nagu sinul kui ürituse korraldajana ja inimesena, kes usub sellesse, on ju, mis seal üritusel on, et kas see oleks nagu väga demotivating, et sa ei tahaks rohkem korraldada või sa üritaksid ikka nagu edasi pushida? No selles suhtes sa ikkagi natuke tead ette seda, et õnneks on mingid eelmüügid asjad, et sa päris ilmselt sellisel hetkel, kui sa tead, et mitte kedagi, siis sa juba juhtuda, aga ma ütlen, et mingi analoogne hüpoteetiline olukord. No sisuliselt selle festivaliga, see Noorte Arengu festival, mida me korraldasime, oligi niimoodi, et praeguseks ei olnud nagu, tähendab, ei olegi mitte keegi pileteid ostnud ja kuigi me olime tegelikult vaeva näinud, turundust teinud kõike, vaata, et me otsustasime natuke varem, kui meil algselt nagu plaanis oli ja lisaks mingite teiste nagu mõõdikute läbi hinnates seda, kas peaks toimuma või mitte, otsustasime selle ikkagi ära jätta, et nii raske on nagu mingit uut asja praegu lagedale tulla millegi täiesti uuega, on ju? Täiesti uuega, see ongi, inimesed ütlevad, et see on nii vajalik, mida te teete, see on nii tähtis ja oluline ja me täiega toetame teid ja siis see jääbki ainult moraalseks toeks nagu ka sponsorite poolt näiteks või mingite rahaliste toetajate poolt. Et nad ütlevad küll, et jaa, et tehke ja me aitame ja niimoodi ja lõpuks nad ütlevad sulle, et ei, sorry, me ei saa sulle raha alla panna, sest sa oled liiga uus ja me ei usalda ja nii edasi, on ju. Ja inimesed samamoodi nagu huvi ei tunne otseselt või nad ütlevad küll, et jaa, tundub lahe, aga nagu piletit keegi ei osta. Et see on küll täiega siukene nagu demotiveeriv ja ma arvan, et see ei võta mul seda tunnet ära, et ma enam üldse midagi korraldada ei taha, aga see nagu tekitab... Paneb põntsu ikka? Ikka, jah. Aga kas see nagu, kuidas sul enda minapilt nagu sellega kaasas käib, et kas sa nagu ka suhtud iseendasse nagu negatiivsemalt, kui sellised asjad juhtuvad või sa tunned, et see ei ole nagu sinuga personaalselt tegelikult ju seotud, on ju? No põhimõtteliselt see mõjub ikkagi mu enesehinnangule, ma olen hästi siuke ennast süüdistav tegelikult nagu inimesena või ma tunnen nagu vastutust selliste asjade ees, et ma võingi jääda sinna kinni, et ma mõtlen, et issand, et ma tegin kõik valesti ja et see on minu süü ja et ma oleks pidanud nii tegema, ma poleks pidanud seda tegema, aga samas lõpuks sa ei saa nagu kõike kontrollida. Et mingid asjad lihtsalt juhtuvad niimoodi, et see ei ole nagu, asi ei ole sinus, vaata. Et sellest tuleb üle olla lihtsalt. Kogu vastutus ei lange ka tegelikult sulle, vaata, kui sul on tiim, on ju. Ja ma arvan tegelikult, et need on nagu head kogemused ka, sest nagu öeldakse, vaata, pill tuleb pika ilu peale, et võib-olla kui sa ei ole nagu neid raskuseid pidanud üldse läbi tegema, siis sa ei õpigi mingeid väärtuslikke õppetunde ja võib-olla ei saa isegi nii tugevat selgroogu, kui näiteks nüüd läbi kogu selle pasa roomates tuled nagu välja äkki võitjana selle kohta vaata öeldakse päris hästi, et ebaõnnestumiste kaudu sa tegelikult nagu õpid kõige rohkem või see on mingi väga oluline õppimismoment järgmisteks asjadeks, mida sa teed, on ju nii inimesena kui ka mis iganes nagu mingid välised sündmused või
ja võib-olla see on looming või- näiteks minu jaoks just täiega vajalik, sest ma hullult kardan fail ida ja mul seda enamasti pigem elus võib-olla ei ole niisuguseid ebaõnnestumisi olnud, et midagi päriselt nagu ära jääb või ei lähe nii, nagu ma hirmudest plaanisin. saadaksegi üle ju, kui sa pead nendega silmitsi seisma, on ju. Aga tunned ka, et see on sind nagu see kogu see asi, mis siin on viimaste aastate jooksul olnud, et viimaste aastate, mitu aastat, no niisugune tunne on küll ausalt öeldud, nagu ma oleks mingi 5 aastat Jaa, juba jaa. olnud. Aga et noh, viimase aasta jooksul, et nagu on see inimesena sind selles, no kindlasti on see kasvatanud, on ju, aga et nagu tunned, et see on teinud sind tugevamaks? No osaliselt küll, et sa nagu tead parem võib-olla, kuidas sa mingites olukordades reageerid või mõtled selle peale või et ongi aega nagu analüüsida asju, vaata. Muidugi osaliselt mängib see ka rolli, et see samal ajal, kui need kõik asjad juhtuvad, ma nagu jään vanemaks või nagu ma kasvan ka selles mõttes oma mõistuselt edasi, on ju. Aga ma arvan küll, et nad nagu mind teevad need kogemused igal juhul tugevamaks ja nagu võib-olla ma kardan siis natuke vähem hiljem mingeid failimisi asju. Aga oled sa näinud ka näiteks paljusi enda ümbruses olevaid inimesi, kes samal alal on, et inimesed on näiteks täiesti alla andnud? Ma ei ole vist otseselt näinud seda, et keegi päris alla annab, et otsitakse küll nagu mingeid vahelahendusi või mingeid vahepeatuseid, on ju. Ja näha on, et nagu inimesed ikkagi nagu peavad väga raskeid asju nagu läbi elama sellega seoses, näiteks mõnel ongi juba enne üritust täpselt tekivad mingid uued piirangud, on ju, et nüüd me ei saa ikkagi, ma ei tea, seisukohti müüa, peame nagu tegelema sellega, kuidas me osad piletid tagasi müüme või mida me nagu teeme, et ma arvan, et niisuguseid asju ma olen näinud küll, aga mitte päris allaandmist nagu. Ma ei kujuta ette, kuidas see kriisikontroll üldse nagu, kui laastavalt see võib mõjuda, nagu niisugune tunne, et katus lihtsalt sõidab täiega minema. No paljud on endale vist tiimidesse võtnud nagu päris eraldi inimesed sellise asja jaoks, kes tegelekski nagu kogu selle kriisi update imisega, Terviseameti suhtlemisega, kõige sellega, vaata. Sest see on nii nagu hektiline info, mis silt tuleb, ja. Aga Brit, kui sa oled kõrvalt neid, sa tegeled ka hästi palju artistidega, on ju. Mis te seal all teete? Et nagu, mis see üldine suhtumine on, kas see vaim püsib nagu üleval ikka või on ka inimesed ikka nagu... Selles mõttes ma olen seda küll tunnetanud, et inimesed on nagu, et loodetavasti see varsti lõpeb ära, on ju. Sellepärast, et see paratamatult mõjutab, on ju. Aga et üldiselt ikkagi ma pigem näen ka seda, et proovitakse olla leidlikud, tulla mingite uute lahenduste ja viisidega nagu esile, mis nagu hoiaksid elus, kas või kui me mõtleme Kaifile, vaata kuidas nemad on näiteks praegu ka toimetavad, siis minu meelest see on ka nagu väga hea nagu näide. Et selles mõttes, et kui miski on sulle oluline, siis ma usun, et see tegelikult ei murra ikkagi seda vaimu. Näiteks sa enne mainisid, et sul on neid momente olnud, kus sa oled mõelnud, et kas sa mingis mõttes nagu teed õiget asja või et äkki peaks teise eriala valima. Mul tuleb ka neid mõtteid, aga siis iga kord, kui ma nagu mõtlen sellele, siis ma tegelikult saan aru, et aga kui mul oleks nagu teised valikud, siis ma teeksin ikkagi selle valiku, mille ma olen teinud, on ju. Mis on nagu ilmselge näide sellest, et sa oled õigel rajal tegelikult. Ma mõtlen, et see ongi see tunne, kus sa tegelikult saad aru, et nagu no matter what, ikkagi see on see, mis sa teha tahad, on ju. Või kas või see tunne, et sa tead, et sa ei taha midagi muud ka teha, et siis sellest piisab nagu. See on nagu see kinnitus, vaata tegelikult, mis sul on vaja. Et jah, ikkagi inimesed on lootusrikkad ja proovivad leida lahendusi, et selles mõttes korraldajad oma loomuselt on üsna siuksed nagu leidlikud ja hakkajad inimesed on ju, et seetõttu ma arvan, et nende vaim on nagu raske murda mingis mõttes. No ma mõtlengi, et tegelikult Eestis on ju niigi keeruline üldse selles valdkonnas midagi teha, on ju. Ja ma arvan, et tegelikult ka see kogukonna toeks olemine või et inimesed on üksteisel olemas ja see infovahetus üleüldiselt, et suhelda sellel teemal, võtta nagu pead kokku, saada kokku, proovida leida üheskoos lahendusi, on ju. Et tegelikult see on ju ka soosib arengut ja viib meid kiiremini kriisist selles mõttes välja, on ju. Huvitav, ma mõtlen, kas me saame nüüd artistidelt mingi posu, mingid koroonamuusikat ka või inspired by lockdown muusikat. Absoluutselt, nii palju muusikat tuleb välja nagu korraga ka. Aga et ma mõtlengi, et kuidas see mõjub, nagu kui sa oled põhimõtteliselt aasta aega pole saanud nagu kogemused ikkagi tegelikult nagu vähenevad, on ju, et siis sul ongi praktiliselt oma sisemaailma ainult, mille pealt nagu peegeldada, et kuidas sellega üldse nagu toime tulla. Millega täpsemalt siis? Et ma mõtlengi, et vaata, et kui sa ei saa käia, elu kogeda, väljas käia, teha, kokku puutud inimestega on vähenenud, et nagu inspiratsioon, ongi, et erinevad allikad, kus sa inspiratsiooni ammutaks ja kõik see, et kui sa oledki nagu praktiliselt kuude viisi järjest kodus istud, et kuidas see nagu, ma ei tea, millest sa inspiratsiooni siis ammutad või kus see tuleb, mis sa lõpuks kõik nagu kirja paned, näiteks kui sa muusikat kirjutad?
no ma ütlekski, et juba see, et sa istud kuude viisi kodus, ajab su veits nagu crazy'ks ja mulle isiklikult vähemalt oli nagu see going crazy periood nagu väga suur kirjutamisallikas, et ma just lasin eile ühe loo ka välja nimega Eerie ja see Eerie on esimene lugu, mille ma kirjutasin või noh, tegin siis oma produga, kui mul nagu mega paskperiood oli, et ma olin nii down bad, et kui üldse olla saab ja ilmselgelt seda on sellest muusikast ka kuulda, et see on mega siuke tume ja agressiivne lugu, mis peegeldabki väga hästi seda, kuidas ma ennast tundsin. Et ma ütleks, et noh, see muusika tegemine jaguneb võib-olla artistide juures siis kaheks, et ongi need, kes siis peegeldavadki enda seda sisemaailma ja on need, kes lihtsalt reach ivad ja otsivad asju, millest kirjutada. Ma mõtlengi, et inimesed ei ole nagu kvaliteetne muss. Kes kirjutavad nagu mussi mingi peol käimisest, et mis nad teevad. 5 aastat tagasi käisin sellel peol, ma kirjutan 3 lugu sellest nüüd. Aga siis vist on isegi hea, et sa seda sinna teise leeri langed, et nagu sa... Tegelikult su kunst muutub ju selle võrra ka isiklikumaks. Jah. Absoluutselt. Ongi, et sul on kõik, mis sul on sina ja su mõtted nagu. Ja inimeste sisemaailm on tegelikult ju väga-väga kirev, kui sinna nagu hakata vaatama. No ongi see ongi vist esimene kord väga paljude aastate jooksul, kui ma olen nagu veits tänulik sellele, et mu pea nagu nii crazy on näha. Ma mõtlesin, kas ma ütlen crazy, aga nagu pohhui. Kruvid lendavad erinevasse suunda. No täpselt, sest et tegelikult see annab nii palju kirjutamismaterjali nagu ma lihtsalt... See on see piinatud geeniuse teema, vaata. Ja. My life shit and I'm crazy, aga vähemalt listen to this song. No täpselt. Aga ma mõtlen just, et eriti Eestis, noh, ilmselgelt nüüd, kui me nagu seda podcasti ka teeme, siis ma teadsin sellest nagu ennem, et ilmselgelt nagu meil kõigil on probleeme, see on nagu evident, aga et just kui tegelikult raskeid asju inimesed läbi teevad ja kui palju tegelikult, kui levinud see tõesti see nagu siin all ära käimine on. Et, aga ma mõtlen just, et muusikaga, et kas sa tunned ka, et nagu see vastukaja, mis sealt tuleb lauludele, mis on nagu väga-väga hevid, on teistsugusem kui vastukaja, mis tuleb lauludele, mis on näiteks feat tracket. Ja kuidas inimesed üldse seda sinu meelest nagu tunnetavad? Kuidas nad nagu, jah. No ma ütleks, et see on väga-väga hea sõelumisperiood, et sa sõelud kõik need, ongi, ma ütleks, et need, kes kuulavad mu mussi sellepärast, et ma võib-olla snäägisingi mingid sellised suuremad feedid ja ma teen sellisest veits võib-olla mainstreamimat asja, et siis need selle raskema mussika sõelutakse välja ja see on minu jaoks väga-väga hea asi, et ongi, et sa pigem eelistad, et inimesed, kes sind kuulavad, on nagu tõelised kuulajad? No täpselt, et ongi, et võtta näiteks Instagrami followerid, on ju. Kui ma alustasin, esimene karantiin tuli peale, mul oli äkki 3400 midagi. Nüüd mul on 3050 umbes. Et ongi, et nagu see ei ole nüüd mingi hullud suur kaotus vaadates seda numbrit, aga ikkagi ma näen, et ma nagu pigem naudin seda, et need inimesed ära kaovad, et ongi, kui ma pikka aega ei postita ja kui ma nagu midagi välja ei anna, et siis need, keda nagu päriselt kotib see, mida ma teen ja kes on huvitatud minu loomingust üleüldiselt, et nemad jäävad. Ja see on minu meelest nagu väga kasulik, et ma nagu üldse ei muretse selle pärast, et ma mingi kuulamise asju kaotan, ma lihtsalt lähen aina rohkem õigele teele ja kes jääb, see pole minu asi enam. No see on, ma arvan, kuigi keeruline kindlasti, sellepärast, et eks see ju mõjutab seda, kui palju see kuulajaskond mõjutab väga ilmselgelt directly seda, kui palju sa ju raha teenid ja kõik see on ju, aga et samas ma arvangi, et see kunstile nagu truuks jäämine ja need põhjused, miks seda teha, jällegi võib-olla ma olen naivitar, aga ma tahaks loota, et kui sa nagu jääd sellele kindlaks ja teed seda edasi, siis mingi hetk see nagu it will pay off. No järjepidevus on üldse vist üks parimaid nagu märksõnu. Järjepidevus ja ma arvan ka, et kui sa teed nagu hingest ja seda asja, mis tõeliselt representeerib sind, siis tegelikult see jõuab kuulajateni, et nagu varem või hiljem sa elutaksegi need teised nagu välja vaata.
aga on muusika sinu jaoks ka nagu noh, ilmselgelt on teraapia vorm, on ju, aga et kas sa tunned ka, et kui sa saad nagu pandud paberile mingid õudsad asjad, et see nagu aitab sul edasi liikuda? Absoluutselt. Jah, fuck, ma mõtlen, okei, pohhu. Põhimõtteliselt detsembris mul oli siuke suht traumeeriv, kui võib nii öelda, kogemus, kus mul jooki ruufiti ja üritati nagu ära vägistada mind. Ja ma olen sellest kirjutanud nüüd äkki kaadritagustes mingi 3-4 laulu ja see kindlalt aitab. Nagu ma just kirjutasin ja esiteks need laulud on nii, need tulevad naturaalselt lihtsalt paremini välja. Sellepärast, et see on nagu nii põhjast kuskilt tulnud, et see lihtsalt... Muidu kraabiks sul seest poolt hinge, aga kui sa saad nagu selle välja. Esiteks on sul, kuidas... kõik korras ilmselgelt ei ole, aga ma loodan, et see kogemus nagu... No nüüd on parem. Nüüd on parem, jah. Aga kas sul ei ole nagu raske seda näiteks hiljem uuesti läbi elada? Et kui sa laval iga kord seda esitad, esinema pead, jaa. Kas sa ei lähe sellesse loosse siis nii sisse või sa suudad selle kuidagi nagu... No ma ütleks, et mu mindset on pigem siuke fuck you, et mitte, ma arvan, et... Sa võtad võimu enda kätte nagu? No täpselt, et see on nagu, nüüd see on minu lugu, mida mina räägin. Mitte kellegi teise tegu sulle on. No täpselt, et... See ei ole ohver enam. Jah, et ohjad enda kätte võtta pigem siuke fuck you, mine perse sellele inimesele. Aga kas ma küsin seda lihtsalt enda kogemuse põhjalt on ju enda, mis minu enda teekond on olnud, et kui sa oledki nendes pimedates kohtades on ju ja siis sa mingi hetk, kui sa tuled sealt natukene välja ja võib-olla lähevad asjad veits kergemaks ja paremaks, kas sa tunned ka, et sul tekib mingisugune nihe oma muusikaga, et nagu, et sa võib-olla ei taha esitada neid mingid raskemaid asju või et sa tahaks nagu veidi eemalduda sellest, et kuidas sul nagu, sest mul on endal ka tihti nagu see identiteedikriis selle koha pealt, et ma olen nagu harjunud olema see dark and twisty, et ma olen nii kogu aeg nii raske ja siis, kui ma mingi hetk nagu paremaks läheb, siis mul tekib see, et okei, kes ma nüüd nagu, kes ma olen, kas ma olen nagu mingi happy inimene või ma olen ikka see mingi miserable piece of shit, et ma ei saa aru nagu, et ma mõtlen just artistina, et kuidas see suhe on nagu iseenda minapildi ja loominguga nagu. Ma ütleks, et see on väga suur põhjus, miks ma arvan, ma ei ole teinud mingit suuremat sammu nagu paranemise poole, sest et mu suurim hirm ongi see, et kui ma nagu, kui ma hakkangi nüüd paranema ja loomult nagu rõõmsamaks minema, sest et ma olen nagu nii pikalt olnud siuke vaikne ja pigem siuke melanhoolsem ja ei ole nagu siuke happy inimene, et enda arust vähemalt. Et siis ongi, et mis kõigest nagu saab, mis mu suhetest inimestega saab, mis mu muusikas saab, looming, kõik see protsess, et ongi, et ma olen harjunud sellega, et mu parimad lood tulevad kõige halvematest aegadest. Ja et kui see muutub, et mis siis saab? Jah, see on hea, öeldakse ka, et paljud inimesed, ja ma tean ise omast kogemusest ka, et turvaline on hoida nagu sul tekib mingi teatud turvatunne, et kui nagu hoiad kinni nendest asjadest, sest need ongi nagu, see on mingi safety net lõpuks juba sinu jaoks ja see õnnelik olemine, just, et see õnnelik olemine tundub nagu veel tundmatum koht, kus vette hüpata, et nagu mis siis veel saab. Aga arvad, et see jääb sul nagu igaveseks mingiks siukseks struggle'iks või leiad mingi kuldse kesktee? No ma arvan, et paremaks läheb kindlasti mingi hetk. Et see suhtes, et ma olen nii kaua rääkinud, et ma nagu nii ei ela 18. eluaastani välja, aga ma sain 18. See oli minu lemmikut kogu aeg. No täpselt, siis ma sain eile 18. Siis sa oled nii noor. Ja siis ma mõtlesingi eile, et nagu tekkis siuke mõttehetk, et what the fuck, okei. Nüüd siis, mis nüüd edasi, et mingi milestone on nagu hititud. Ja... Fuck, ma ei surnudki enam. Jaa, no täpselt nagu... Ma olen ikka siin. Suht nagu ongi, et võib-olla oligi siuke äkki väike mingi pettumisnoot oli ka, et issand, või nagu siuke, see on nagu mega dark ja twisted asi, mida öelda, et nagu
tere, et ma ei saanudki hakkama nagu. See on õige koht, kus seda siin analüüsida, sest et I feel you. Aga nojah, samas vaata see, mis sa arvad, et sa oled, tegelikult ei pruugi olla alati see, mis sa nagu päriselt võiksid olla. Et iseenda nagu kasti panemine, eriti mingisse musta kasti on nagu tegelikult päris kehva, eriti nii noorena. Ma tulen jätta mingi vana mutsin, 27 appi. Aga mis sa arvad, kas sinu jaoks ka, nagu, sest mina näiteks, hästi palju toonitan kogu aeg, ma ei tea, miks ma ka toonitan nagu let it go, sa ei pea igavesti depressed olema. Aga ma alati mingi, et mina ilmselt olen elu lõpuni depressioonis. Aga see on lihtsalt, see on minu nagu analüüsimine selle põhjal, mis juhtunud on ja milline inimtüüp ma näen, et ma olen, et ma arvan, et mulle jäävad mingid struggle'id nagu elu lõpuni, sest et ma lihtsalt can't deal ilmselgelt. Aga kas sa arvad ka, et nagu sinu jaoks artistiks olemise juures käib ka nagu kaasa see, et sul ongi mingi inner turmoil ja struggle ja mingisugune raskus? Jaa, kindlalt. Ma ütleks, et kõik need artistid, keda ka mina kuulan ja kellel on mingid dokumentaalid asjad välja tulnud. Kõik on fucked up. Ja täpselt, et ongi, et nagu tegelikult need lood on nagu nii sarnased, et see ilmselgelt näitab, et sellest mingist kindlast eluviisist tulebki nagu kõige siuke südamelähedasem muusika, et ma vaatasin näiteks just Young Leani dokumentaali ja ongi, et tal on kuidagi, kui ma kuulan ta mussi, siis ma saan kohe aru, et see on südamest tulnud, et võib-olla ma nagu vahepeal ütlesin, et ma hindangi nagu veits crazy'de inimeste mussi rohkem, sest et no sa suudad samastuda ilmselt sellega nagu rohkem ja ongi, et kui sa tead, kus see tuleb, siis see origin place on, siis sa tead, et see on nagu for real, on ju. Jah, aga samas ma mõtlen, et nagu don't give up, et sul on veel võimalust for a happy life. Pea 20-ni vastu. Eks ma üritan, järgmine milestone on 21. No siin on 3 aastat 3 aastaga võib nii mõndagi teha. Jaa. Don't off yourself just yet. Eks ma üritan, nagu 29 ka ei ole midagi, siis ikka paneb mõtlema natuke. Aga ei, ma ei tea. Mina arvan, et it gets better. Itas nagu. Ma arvan, et see tunnistamine ja siuke avalikult rääkimine, see on juba samm nagu kuskile paremasse suunas vaata. Võime ennast analüüsida, aga vahel ongi kahju, kui sa suudad ennast analüüsida, aga nagu ikka, oled mingi, ma tean, aga... Mina kogu aeg lihtsalt. Ja mina ka, kui terapeut järjekordse soovitusena, ma tean, et ma pean seda tegema, aga ma ikka ei tee. See on väga tüüpiline minu meelest. See on paljudel inimestel mingi enese saboteerimine ka nagu. See lause ka nagu ja see it gets better, nagu mul on sellega ka nii mixed feelings, sest et mina kui siis 18-aastane inimene, kes on tegelikult konstantselt ümbritsetud endast nii palju vanemate inimestega, et mul ei ole enda ümber põhimõtteliselt mitte ühtegi enda vanust. Ja ongi see, et mingi hetk nagu, sa tead, ma ilmselgelt tean, et see ilmselgelt läheb paremaks, ma elu kindlasti, ma leian mingid uued asjad, millega ennast siduda ja kõik, aga ongi see, et it gets better, aga ma lihtsalt pean istuma selle teadmise sees, sellepärast, et ma ei saa aega kiiremaks teha, et ongi lihtsalt see, et võib-olla ma saingi nagu hiljuti sellest aru, et kõige nagu vastikum osa selle lause juures ongi lihtsalt see, et ma tean, et see juhtub, aga ma ei saa... Aga praegu sa ei tunne... Praegu ma ei saa sinna mitte midagi teha. Et ongi... Aga üks raamat, mida ma loen, ma ei mäleta selle pealkirja, aga seal räägib ka hästi huvitavalt tema elu... Lähenemine elu mõistes on siis selline, et tegelikult polegi seda pikka plaani nagu eriti sellistel inimestel nagu meie, kellel katus sõidab konstantselt, et polegi mõtet teha, ja võib-olla see on unhealthy, et ma seda ütlen, ma ei tea, sorry, aga pole mõtet pikka plaani teha, sest et siis see on sinu nagu loomuse vastane, ilmselgelt, aga et võib-olla võttagi seda nagu jupi haaval, et nagu mitte keskenduda sellele, et äkki 10 aasta pärast ma olen õnnelik inimene, vaid nagu keskenduda sellele, et kui sa suudad praegu leida mingid väiksed rõõmud ja naudingud ja põhjused elamiseks, siis nagu neist kinni hoida ja siis võib-olla ülejärgmine nädal on jälle see periood, kus on check me into see vald, aga et siis jällegi tuled sealt välja ja saad
võib-olla jälle mingiks ajaks natuke paremaks, et nagu kuigi sihuke pendeldamine ilmselgelt on nagu kehv, aga võib-olla osadel inimestel ongi keerulisem, noh, ma räägin pikaajaliselt terve olla. Et suudad mingi aeg terve olla. Mulle näiteks ka ei meeldi teha pikaajalisi plaane, sest minu meelest see on nagu, et noh, ma ju ei tea, mis juhtub, et nagu mingis mõttes elus kulgemine, elu usaldamine ka ei olegi mõtet teha, aga ma mõtlen just, et nagu vaat mental state'iga vaata, et sa ei pane endale suru seda tervenemise asja nagu liialt peale. Kas siit on veel keegi Seevaldis muidu käinud või? Mina rääkisin eelmine episood, ma ei tea, kas sa kuulasid, meil oli siis suitsiidi episood. Ma siis pärast, nüüd on nii imelik, et ma räägin sellest nii otse ja nii nagu sest et ma ei rääkinud sellest mingi 10 aastat mitte kellelegi. Ja nüüd ma olen mingi kaifis siin üleval mikrofoniga ja siis kui ma üritasin ennast ära tappa. Sorry kõigile, kelle jaoks need naljad on nagu, aga see on minu coping mechanism. Jah, kui ma pärast oma enesetapugatset mind siis viidi otse haiglast bussiga Seevaldisse, taheti ka sinna kinni panna, aga mul õnneks see ei läinud nii, sest et mulle endale see lihtsalt, kuigi ma ei tea, võib-olla ma oleks pidanud laskma ennast sinna kirjutada, sellepärast võib-olla ma oleks mingit abi saanud sealt, mida ma siiani ilmselgelt täielikult nagu ei ole suutnud saada, aga noh, jah, minu jaoks lihtsalt see ei olnud päris it was not it, see oli ikka väga hirmus kogemus minu jaoks tegelikult. No ma usun kindlasti ja noh, see on vanus ka vaata, et nii noorelt tegelikult, et noh, ma käisin esimest korda haiglas, kui ma olin 12 ja ma olin Tartus, ma olin Tartu psühhiaatriakliinikumis ja ma olin seal 6 aega ja ongi see, et minu jaoks Seevald oli nagu kõige sitem kogemus, millest ma milleni ma kohe jõuan, ma loodan, ma mingi lawsuit ei saa siit selle eest, aga Seevald, take a chill pill, palun. Ei, aga no see on lihtsalt minu kogemus ka, et ma ei ole ka nüüd mingi hullult häid storysid kuulnud sellest, aga ühesõnaga, noh, Tartus oli see, et mind pandi söömishäirete osakonda, aga kuna lasteosakond oli täis, siis kärutati my 12-year-old ass täiskasvanute osakonda, kus olid siis mingid inimesed, kes olid mingi 20 aastat olnud nagu haiged ja kes põhimõtteliselt ma lahkusin sealt nippidega. Ma ei saanud rohte, ma ei saanud mitte midagi, sain rohte, väga valed rohud olid taaskord ja ma läksin sealt lihtsalt nippidega välja, et ongi, seal olid mingid vanusegrupp oligi mingi 20–45, kes olidki mingi täiesti kõik asjad läbi teinud, mis üldse proovida saab ja siis kuidagi see ei olnud ka nagu super kogemus, aga Seevald on nagu täiesti omaette teema. Esiteks ma olin 3 kuud järjekorras, või 2 isegi, ma ei tea täpselt, aga 2 kuud olin järjekorras. Väga rets on need järjekorrad üleüldse, vaata, et vaimselt abi saada ükskõik, millest me räägime, vaata, et noh, kui sul ei ole raha, siis... Ma ei kujuta ette, et ma seisaks järjekorrad. No ongi, et ma käisin september või oktoober käisin nagu arsti juures, ütles, et okei, ma näen, et sul on halb, ma panen su järjekorda ja ütles mulle, et ma helistan sulle järgmine nädal ja annan teada, mis seis on. Et see on kliinikusse nagu koha saamiseks siis sisuliselt oled järjekorras, jah? Number 271, ära tapa ennast veel, ära oota või? Täpselt. Ja ongi, siis ma saatsin nagu 2 nädalat hiljem saatsin meile enda arstile, ta ei vastanud mulle, siis tuli välja, et ta läks töölt ära ja mul ei olnud uut nagu arsti ka assignitud ja siis ongi, et ma lihtsalt istusin ja mul kutt ütles, et Maria, I swear to God, kui sa lähed detsembris haiglasse, sest et ma pidin tegelikult jõulud ja uus aasta haiglas olema. Ja 1. detsember ma olin juuksuris, mulle helistatakse, et hei, koht vabanes, tee koroonatest, kui see on negatiivne, siis tule homme haiglasse ja siis läksin. Siis nad hakkasid nagu rohtudega katsetama, mulle pandi peale, no see on reaalselt tegelikult katsetamine, nad aga samas tegelikult ma võin öelda omalt poolt ka, et nagu ma olen pidanud ka katsetama, sest et sa ei teagi tegelikult, noh, enne kui ei proovi. Jaa, no täpselt. Ja nad hakkasid rohtudega katsetama, et üldiselt ma olin enne saanud nagu antidepressante ja mingeid rahusteid, aga siis nüüd mulle pandi peale antipsühhootikumid, mis on siis tunduvalt tugevamad rohud. Ja nad hakkasid nendega katsetama, ma olin umbes 1,5 nädalat olnud, rohud ei teinud mitte midagi, ainult rahustid töötasid ilmselgetel põhjustel. Ja siis ma olin arstiga just rääkinud, et okei, me proovime sulle teisi rohte, et ma arvan, et sa pead jõuludel sees olema. Ja ma ütlesin, et okei, ma olin leppinud sellega,
2 päeva hiljem kikiti terve osakond välja, sest et ruumi oli vaja. 5. või nagu 2. osakonnast pidi inimese juurde tulema terve osakond, kellel oli enam-vähem kikiti välja ja mind kikiti päeva pealt haiglast välja, sest et ruumi ei olnud. või jah, ehk siis ilmselgelt meil on korralikke puudujääke siin riigis ikkagi selle vaimse tervise käsitlemisega, on ju. Ikka jah. Seda on väga kahju kuulda, sest ma kujutan ette, kui nagu ongi, kui laastavalt see võib tegelikult mõjuda inimesele, kes päriselt tahab ja läheb otsib abi ja siis juhtuvad sellised asjad, on ju. Aga mul on hea meel, et sa ikkagi siin Pidasid oled vastu ja vastu pidasid ja ma tegelikult arvan isegi, et meil on tegelikult aeg juba praktiliselt täiesti otsas, sest et ma pean ära jooksma, aga ma arvan, et võib-olla me tahaks sind isegi veel kutsuda Suicide episood 2 et mulle tundub, et sul on kindlasti väga palju oma lugu veel rääkida ja ma ei tea, kas sa tahad seda jagada, aga kui sa tahad, siis me kindlasti, ma arvan, võiksime veel maha istuda ja rääkida sellest, sest et ma arvan, et need vestlused on väga vajalikud. Nii et jah, aitäh, et tulid ja rääkisid ja avasid ennast niimoodi. Ma tean, et see ei ole kerge. Aitäh, Kaisa, et tulid kaamera ette. Ma tean, et see ei olnud ka sinu jaoks kerge, aga see on jällegi mingisugune eneseületus võib-olla. mugavustsoonist välja lükkamine. Brett, jaa, nagunii ma ikka vahelduva eduka käin siin ja show kõigile. ja see on siis, sellega tõmbame otsad kokku. Aitäh kõigile kuulajatele, ma loodan, et teid on. Ma tahaks tänada ma tahaks tänada ka eelmise episoodi vastukaja eest inimesi, sellepärast et nii palju, ma just eile lugesin ka meil siin tiimile ette osa mingist kirjast ja neid kirju on nii palju, mis on nii personaalsed ja ma ise peaaegu pisarad silmis loen osasi neid kirju, sest et need tõesti on ühtepidi mul on nagu nii kurb lugeda neid, teistpidi see on hea asi, aga selles mõttes, et see annab mingit lootust meile endale ka nende tegemiste suhtes, et see puudutab inimesi ja kui me saame teha midagi võib-olla, mis kedagi natukenegi aitab ja ka iseennast aidata nende vestlustega, siis ma arvan, et see on väga hea ja oluline. Nii et siinkohal jällegi aitäh nudist. Ma ei ole ühtegi lonksu võtnud, aga see on sellepärast, et ma olen nii palju suud vahutanud terve selle aja. Kui kaamerad kinni lähevad, siis ma joon ühe lonksuga terve selle purgi ära. Ja aitäh, Kaif, et katust pakud nagu alati. Ja that's it. Järgmise korrani.